Kui ma tulin isejuhtiva bussist välja, siis mind küsiti, et kas oli võib-olla ebamugav või oli mingi ohutunne või päris hirmus sellise autoga sõita. Ja mina vastasin, et tegelikult ma arvan, et ebameeldiv tunne tekkis meie autojuhil, kui ta seda vaatas, et eelkõige enda tuleviku perspektiivi osas. Aga kui rääkida tõsiselt, siis võib öelda, et tegelikult tulevik on käes. See, mida me kunagi nägime kinos, nüüd see on reaalsus. Ja loomulikult suuremas plaanis meie eesmärk on nutikas linnaruum ja intelligentne transpordikeskkond ja sellised sammud viivad meid tulevikusse. See võtab muidugi aega, aga sellega tuleb tegeleda. Loomaaia külastajad saavad juba ise sellise bussiga sõita kevadel. See on jätkuvalt veel testiperiood, aga saab juba koguda rohkem informatsiooni tänu sellele, et ka tallinlased saavad bussi kasutada ja arendajal on suured plaanid ja ka meil on suured lootused. Selle bussiga oli muidugi tore sõita. Ütlen kohe, et hirmu ei tundnud. Et buss sõitis kindlalt, kui vaja oli, võttis hoo maha, pidurdas, jäi seisma, sõitis edasi. Ma arvan, et sellel kontseptsioonil on tulevik ja meie plaanide järgi aprillis või mais hakkab see buss siis regulaarselt siin loomaaia territooriumil sõitma. Ja see Tallinna loomaaed on siis esimene loomaaed, kus isejuhtiv buss sõidab, et maailmas sellist pretsedenti veel ei ole. Nüüd, mis kasu sellest bussist võiks olla, siis kindlasti ta saab, on kaks varianti, kuidas seda teha. Kas ta sõidab kindlat marsruuti mööda kogu aeg ringi, et on üks lõpppeatus ja alguspeatus, või tal on ka peatused, nagu need punased bussid linnas sõidavad, on teatud peatused, teatud loomagruppide juures ja siis saavad inimesed sealt maha tulla ja oodata järgmist bussi ja vaadata loomad ära ja järgmise bussiga jälle sõita. Ja peale selle, et inimesi saaks vedada, on tal ka veel üks funktsioon, võib-olla siin loomaias on võimalik niisuguse sarnase masinaga vedada näiteks loomadele sööta või loomadele mingisuguseid esemeid, mida nendel vaja on. Et siis nagu vähemaks jääb inimeste kulu, et siis transport on, nagu öeldakse, ilma juhita. Ja muidugi üks perspektiiv, mis sellel bussil võiks olla, on liikumispuudega inimeste sõidutamine, sest et piisavalt suur on Tallinna loomaaia territoorium ja liikumispuudega inimestel võib olla raske kogu seda territooriumi läbida, aga kui selline buss sõidab ringi, siis me vaatasime praegu ka päris hästi, nägime kaameleid, erinevaid kitsi, Przewalski hobuseid nägime aknast, nii et kõike on võimalik näha. See on kindlasti väga tänuväärne asi, sest et Tallinna loomaaia üks väga suur eelis on tema suur territoorium võrreldes teiste linna loomaaedadega, aga see paraku kujutab ka endast väljakutset külastajatele, sest tuleb palju jalutada ja lootus on, et selline masin, kui need on juba mitu, ühel hetkel oleks selline viis, kuidas külastajad saaksid kiiremini ühest punktist teisi liikuda ja tänu sellele ka loomaaia külastaja elamust saaks parandada. See on täiesti alles katsetamise järgus ja väljaarendamise järgus, et me lihtsalt pakume selleks oma territooriumi võimalusi, aga see, kuidas ta tulevikus hakkab olema, eks seda tulevik näitab, sest siin on veel väga-väga palju asju paika panna. See on algus. Tulime täna siia demonstreerima linnajuhtidele meie isesõitvat autot. Auto on meil siis arendatud koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, mis on juba nüüdseks siis 2,5 aastat kestnud projekt. Ja otsime võimalik opereerimiskohti ja nendeks on ka üks võimalik koht on näiteks Tallinna loomaaed, mis võib olla ideaalne võimalus siin pikal rajal aidata inimestel natukene kergemini ringi liikuda. Et otsime kõige ideaalsemaid lahendusi, mis meie sõidukile sobib. Praegu nendeks on väga ideaalsed poolkinnised alad, kus me ei pea nii väga teiste kiiresti liikuvate sõidukitega arvestama. Kõige rohkem peame arvestama inimestega, mis on mõnes mõttes tehnoloogiliselt lihtsam lahendus kui kiiretele autodele neid avastada ja neid ennustada, et sellepärast olemegi siia tulnud. Ja väga loodame, et linnajuhtidele meeldib siin sõita täna, aga praegu arvestame ikkagi ühe sõidukiga.
et see on meil selline testimise sõiduk, et seal on praegu tegelikult 4 istekohta ja 2 seisukohta, aga järgmise versiooniga on juba siis istekohti rohkem, et saab 8 inimest sisse, et võib-olla see aasta rohkem autosid siia ei too, aga eks paistab, mis tulevik toob.